Trump seab julma lõksu terrorirežiimile, mis kontrollib Iraani diktatuuri pärast rünnakut, mis puudutas 2 tuumarajatist Lähis-Idas. See revolutsioonilise kaardiväe rünnak andis Valgele Majale täpselt selle, mida Trumpi vastane meedia üritas varjata. Kogu piirkonna tegelik oht tuleb just Iraani teljelt, mis on valmis saatma droone, külvama hirmu ja väljapressimist piirkondadesse, mida ükski tõsiseltvõetav riik ei pea tavaliseks sihtmärgiks. Esmaspäeval 18. mail 2026 pärast rünnakut Baraka tuumajaama vastu Araabia Ühendemiraatides ja survet Dimona tuumapiirkonnale Iisraelis sai Trump kriisi kõige tugevama argumendi. Hukkunuid ei olnud, radioaktiivset leket ei toimunud, kuid sõnum oli karm. Kui Iraani liitlased on valmis mängima tuumainfrastruktuuriga, siis kogu mõõdukuse jutt Teherani suhtes kaotab igasuguse tähenduse. Ja just siin paneb Trump lõksu kinni. Ja kui Hiina või Euroopa Liit kutsuvad üles vaoshoitusele, kuid ei mõista jõuliselt hukka, näitab Trump maailmale, kes tahab mõjuvõimu ilma vastutuseta. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, alves ja usaldusväärsuse standardi järgi. Rünnak Barakas toimus Araabia Ühendemiraatide lääneosas, Saudi Araabia piiri lähedal. Kohalike võimude sõnul sisenes piirkonda 3 drooni, 2 neist neutraliseeriti ja 1 suutis tabada elektrigeneraatorit, mis asus jaama sisemisest perimeetrist väljaspool. Tuli saadi kontrolli alla. Hukkunuid ega vigastatuid ei olnud ning kiirguse tase jäi normaalseks. Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur teatas, et diiselgeneraatorid hakkasid varustama jaama 3. plokki elektriga ning palus sõjalist vaoshoitust kõigi tuumarajatiste läheduses. Trump nägi sellest täiuslikku võimalust olukorra muutmiseks. Vaenlane püüdis näidata jõudu, kuid andis hoopis tõendeid. Kui droon läheneb tuumajaamale Ameerika Ühendriikide liitlasriigis, siis ei käi arutelu enam mõõdukuse üle Teherani suhtes. Arutelu keskendub nüüd sellele, kes veel õigustab režiimi, mida ümbritsevad relvarühmitused, ähvardused ja piirkondlik šantaaž. Just selles punktis seab Trump lõksu. Ta sunnib iga valitsust, iga diplomaati ja iga Trumpi vastast presidenti kommentaatorit vastama, kas nad aksepteerivad või mitte rünnakut tuumarajatise lähedal. Araabia Ühendemiraadid nimetasid seda juhtumit ohtlikuks eskalatsiooniks ja ütlesid, et neil on täielik õigus vastata terrorirünnakutele. Teheran hakkas sihikule võtma Pärsia lahe riike, kus asuvad Ameerika baasid, sealhulgas tsiviil- ja energiataristu. Ehk siis Baraka ei ilmu tühjalt kohalt. Elektrijaam satub Washingtoni liitlaste vastu suunatud surveahelasse. Kuna radioaktiivset leket pole, ei pea Trump impulsiivselt tegutsema. Kuna elektrijaam on säilinud, saab ta aega, et survestada Iraani, Hiinat, Euroopa Liitu ja Pärsia lahe liitlasi, ilma et ta näiks meeleheitlik. Vaenlase viga muutub laskemoonaks. Ehmatust kasutatakse argumendina. Provokatsioonist saab õigustus surverõngast koomale tõmmata. Märtsis ähvardas üks Iraani sõjaväeametnik, keda tsiteeris poolametlik ISNA agentuur, rünnata Iisraeli tuumarajatist Dimonas. Juhul, kui Iisrael ja Ameerika Ühendriigid püüaksid Iraanis režiimi vahetada. Hiljem registreeriti sõjas Iraani rünnakuid Iisraeli tuumapiirkonna lähedal, samal ajal kui levitati võltsvideoid, mis üritasid müüa ideed elektrijaama hävitamisest. Reutersi enda kontroll näitas, et sotsiaalmeedias kasutatud pildid olid vanad ega näidanud tegelikku rünnakut Dimona vastu. See on oluline, sest see näitab Iraani telje teist meetodit. Sõjaline ähvardus, infosegadus ja psühholoogiline sõda samaaegselt. Trump kasutab seda kombinatsiooni oma enda vastaste vastu. Probleem on režiim, mis muutis energia, mereteed, sõjaväebaasid ja tuumaalad survevahenditeks. Trumpi vastane meedia tahtis esitleda presidenti kui kriisi põhjustajat. Nüüd pean selgitama, miks eskalatsioon ilmneb just sellel poolel, kes kasutab droone, rakette ja relvarühmitusi, et suruda Ameerika liitlased hirmu alla. See hetk mõjutab ka Hiinat. Trump rääkis sel nädalal Xi Jinpingiga. Kui Peking tahab näita vastutustundliku suurvõimuna, peab ta näitama, et suudab Teherani ohjeldada. Kui ta ei suuda, paljastab Trump Hiina sõltuvuse stabiilsusest Pärsia lahes ja võimetuse kaitsta oma enda liitlast ilma poliitilist hinda maksmata. Valge Maja töötab nüüd karmima sõnumiga.
Kell tiksub Trumpi kasuks. Ta avaldas, et Teheran peab kiiresti tegutsema ja aeg on ülioluline. Reutersi andmetel peaks ta kohtuma riikliku julgeoleku nõunikega, et arutada sõjalisi võimalusi Iraani vastu. Seda kohtumist ei pea paanikana müüma. See on kalkulatsioon. Trump teab, et liiga tugev vastus võib viia suurema eskalatsioonini, kuid nõrk vastus võib julgustada uusi provokatsioone USA liitlaste vastu. Iraan püüab vastata. Iraani relvajõudude pressiesindaja ütles, et kui Trump oma ähvardused täide viib, seisavad Ameerika Ühendriigid silmitsi uute agressiivsete stsenaariumide ja üllatustega. See avaldus aitab Trumpi rohkem kui takistab. See näitab Ameerika avalikkusele ja liitlastele, et Teheran ei püüa olukorda rahustada, vaid üritab hirmutada. Ja kui teine pool ähvardab üllatusega pärast drooni tuumajaama lähedal, saab Trump võimaluse karmistada ilma, et peaks põhjuse välja mõtlema. Baraka on samuti oluline, sest see ei ole suvaline rajatis. Araabia Ühendemiraatide tuumajaam on riigi energiastrateegia keskne osa ja asub piirkonnas, mis on lahe julgeoleku seisukohalt tundlik. Kui väline generaator saab pihta, isegi kui lekkeid ei ole, saavad piirkonna valitsused sõnumist aru. Täna on sihikule võetud ühe jaama ümbrus. Homme võib see olla sadam, rafineerimistehas, lennubaas või energiaterminal. Donald Trump muudab selle arusaama otseseks surveks liitlastele, kes üritasid veel mugavalt aia peal istuda. Kõige tugevam võrdlus tuleb Ukrainast. Alates 2022 aastast on Zaporižja tuumaelektrijaam näidanud, kuidas sõda tuumarajatise lähedal muudab valitsuste, rahvusvaheliste agentuuride ja avalikkuse käitumist. Isegi ilma radioaktiivse katastroofita põhjustab iga oht tuumajaama ümbruses ülemaailmse häire. Baraka seab Lähis-Ida samasuguse pingeseisundi alla. Erinevus on selles, et nüüd on samal mänguväljal Ameerika baasid. Iisrael, Iraan, Pärsia laht ja nafta. Ja just sellepärast ei pea Trump narratiivi taga ajama. Ta laseb faktidel enda eest rääkida. Rahvusvaheline aatomienergia agentuur kutsus üles vaoshoitusele. Araabia Ühendemiraadid nimetasid olukorda ohtlikuks eskalatsiooniks. Saudi Araabia tõrjus droone, mis tulid Iraagi õhuruumist. Iga detail lisab lõksule kaalu. Nüüd on järgmine samm Teherani kätes. Kui Iraan tõstab panuseid, saab Trump aluse karmimaks vastuseks. Kui Euroopa Liit kutsub üles vaoshoitusele ilma selget hukka mõistmata, toob Trump esile Euroopa nõrkuse. Kui Hiina püüab teemast kõrvale hiilida, näitab Trump, et Peking tahab mõjuvõimu ilma vastutuseta. Trump võib vaenlase ümber piirata, ilma et ta näiks agressorina. Washingtonis toimuv julgeolekukohtumine võib ette valmistada uusi sõjalisi võimalusi või uusi sanktsioone. Ja laheliitlased võivad nõuda USA-lt tugevamaid garantiisid, sest Ameerika kaitset hakatakse taas pidama asendamatuks kilbiks. Lõks on seatud, sest vaenlane puudutas kõige hirmutavamat teemat iga valitsuse jaoks. Tuumajulgeolekut, energiat ja piirkondlikku ellujäämist samaaegselt. Mina olen Miltson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like. Telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Miltson Alvese kogukonnaga.